mis on ja mis ei ole manifesteerimine. Selle kohta on palju huvitavaid ideid ja teooriaid liikumas, et kuidas manifesteerida. Ja üks osa sellest, mida ma olen hästi palju kuulnud ja lugenud, ongi see, et tuleb endale kirjutada sedeleid, kirjutada mitu korda hommikul ja õhtul, mida sa soovid, ja siis teha seda oleviku vormis, nagu see oleks juba juhtunud. Ja nii-öelda selle mõtte on ennast ümber programmeerida. Ja kui vaja, siis endale valetada, kuni sa hakkad uskuma seda tõde. Minust see on kõige keerulisem, ebaproduktiivsem viis midagi manifesteerida. Sest et me ju teame, kui me endale valetame. Kui raha teemal näiteks, kui ma endale korrutan iga päev, et ma olen miljonär, aga ma elan kuskil kuuse all, siis ma ei hakka mitte iial uskuma, et ma olen miljonär. Ja see mingite väiksemate asjadega võib-olla see toob mingisugust tulemust, kus see kontrast ei ole nii suur ja nii hull. Aga suures plaanis endale valetamine ei tööta. Ja see ei tööta sellepärast, et seal all on need uskumused, need otsused, need strateegiad, mis on aidanud meil senini ellu jääda. Strateegia näiteks see, et kui ma tunnen ennast üksi, siis ma otsustan, et ma pean üksi hakkama saama ja siis ma saangi üksi hakkama, sellepärast et ma olen ju üksi. Aga see tähendab ka seda, et mul on silmaklapid peas ja ma ei näe, kui mu kõrval on keegi, kes mulle abi pakub. Ma ütlen, mul pole vaja ja ma saan ise ja tegelikult see ei olegi nii suur probleem ja ma ei tea, tegelikult mu beebiga on kõik hästi ja ta süda tuksub, mis sest, et ma kardan, et ta rasedus kohe katkeb, aga ma saan tegelikult ise hakkama, mul ei ole seda abi vaja. Saate aru, on ju? Et selline suhtumine, kus ma endale valetan, tegelikult ei võta ära minu seda hirmu, minu seda alateadlikku uskumust, et kohe juhtub midagi halba või et mu rasedus katkeb või et niikuinii seda raha ei tule. Ja see, et ma endale korrutan mingisuguseid asju, ei muuda seda, mis siin tegelikult toimub. Ma võin siin seda mõelda, aga selline asi on olemas nagu südamematemaatika ja on olemas südamematemaatika instituut, kes siis uurib seda ja nad on selgeks teinud, et südame elektromagnetlained, süda saadab välja elektromagnetlaineid, ehk siis süda on magnet, mis tõmbab ligi. Ja südame elektromagnetlained on, kui ma õigesti mäletan, 5000 korda tugevamad kui aju oma. Ehk siis see, mida sa oma südamest välja saadad, sinu emotsioon, see tunne, on 5000 korda tugevam kui see, mida sa oma ajuga mõtled. Sinu mõtted ei tõmba ligi nii palju kui sinu süda. Ehk siis ükskõik, kui palju sa mõtled oma elu heaks, kui sa tunned teistmoodi, siis sa ei suuda oma südant ümber veenda, sellepärast et see tunne on see siin, mis määrab ja see tunne on siin, see magnet, sinu süda on ju, see on see, mis tõmbab ligi sama kvaliteediga kogemusi ja sama sagedusega kogemusi, mis tekitavad samasugust tunnet, on ju. Sarnane tõmbab sarnast, sinu süda tõmbab ligi seda sama, mida siin juba on. Ja seda ei muuda ära mõtlemisega. Seda ei muuda ära endale korrutamisega, et ma olen sale või ma olen rikas või ma olen armastatud. Seda saab muuta ainult siin, sellepärast et see on loodud siin. Ja seda saab muuta emotsiooni vabastades ja emotsiooniga koos vabastades selle otsuse, mille me tegime, kui me tundsime emotsiooni. Ehk siis, kui ma esimest korda tundsin, et ma olen üksi, siis ma tegin otsuse, et ma pean ise hakkama saama, sest muidu ma suren ära. Sellega emotsiooniga koos tuleb vabastada see otsus või see strateegia, mille ma lõin selleks, et ellu jääda. Ja sellega koos saab muutuda see alateadlik uskumus. Ja siis ma alles hakkan muutma ja siis ma alles hakkan manifesteerima midagi muud, sest me manifesteerime kogu aeg. Me loome enda ümber kogu aeg seda, mis siin on, ükskõik kas me tahame või ei taha. See süda tõmbab ligi neid kogemusi, mis tal siin on, mis on talle tuttavad, mis on võrdsed selle laine pikkusega, mida see magnet siin välja saadab.
Ja selleks, et hakata ligi tõmbama mingisugust teist lainepikkust, mingisugust teist emotsiooni, mingit teist kogemust, me peame ära muutma selle, mis siin on. Ehk siis, kui potis keeb moos, siis ma ei saa hakata sinna potti tegema suppi enne, kui ma selle moosi sealt välja valen. On ju, kui mina olen see pott ja ma olen täis mingit emotsiooni, ma ei saa panna siia peale uut emotsiooni, vaid ma pean vana emotsiooni enne siit välja võtma. Ja siis ma saan selle uue siia asemele. Ma loodan, et see selgitas midagi, vähemalt minu vaatenurka.